Tervist ja head uut aastat kõikidele meie Objektiivi jälgijatele, vaatajatele, kuulajatele. Mina olen Markus Järvi ja seekordses Fookuses saates vestlen Veiko Vihuriga. Tere Veiko! Tere Markus, head uut aastat! Head uut aastat sulle ja kõikidele veel kord. Aga meie teemaks on täna temaatika, mis on ja ilmselt saab tekitama väga palju nii-öelda eriarvamusi, kui nüüd neid niimoodi rahulikult seda sõna kasutada, eriarvamusi ka konservatiivide seas. Ja see on mitte pigem, me ei räägi Trumpi Venezuela režiimi muutusest ja rünnakust, vaid sellest tegelikult, et millised on selle võimalikud tagajärjed ka meie Eesti konservatiivsele väljale. Ja sellele, miks konservatiivid võtavad selles küsimuses erinevaid positsioone. Et täna me tegelikult mõtlesime, et me räägime sootuks teisel teemal ja arutame siin vabariigi presidendi kõnesid ja E200 viimaseid ponnistusi jälle pildile saada, mis oleks ka olnud huvitav teema, aga mulle tundub, et me peame seda teemat praegu käsitlema. Ja mina olen olnud selgel positsioonil, et Trumpi sissetung Venezuelasse, Maduro vangistamine on esiteks muidugi rahvusvahelise õiguse rikkumine, aga järjepideva sellise USA interventsionalismi taunijana Eesti ühiskonnas. Ma olen seda olnud rohkem kui 15 aastat De Civitate päevadest peale, süstemaatiliselt kritiseerinud kogu aeg seda. On see olnud põhimõtteliselt kapitulatsioon sellele samale süvariigile, mida Trump läks väidetavalt kuivatama Washingtoni. Ja on see olnud põhimõtteliselt CIA poolt teostatavate režiimi muutuste käekirja järgi tehtud operatsioon. Väga paljud konservatiivid seda positsiooni ei jaga. Mitmed inimesed räägivad sellest, et Maduro oli halb inimene, halb juht ja sellepärast tuligi sealt maha võtta. Räägitakse loomulikult esimeseks põhjenduseks on nii-öelda narkoprobleem ja narkokartellid, mida siis väidetavalt Venezuela vahendas ja oli üheks selliseks vahelüliks liikumisel USA poole. Teine on loomulikult Hiina mõju vähendamine. Ja kolmasnaks tuuakse välja nagu lihtsalt kommunism, eks ju, et ütlen nüüd kohe ära, alguses kohe selle saate esimestel minutitel, et loomulikult ma ei kiida vähimalgi määral heaks Nicolas Maduro poliitikat või et mul oleks vähemgi nii-öelda sümpaatia tema sellise Ladina-Ameerika kommunismi vastu või Hugo Chavez'i pärandi vastu, mida ta on edasi kandnud. Et absoluutselt ei kiida heaks sellist lähenemist poliitikale. Neid kommuniste seal Ladina-Ameerikas on veel teisigi ja olnud läbi aastakümnete. Aga mida ma selgelt taunin ja hukka mõistan, on USA poolne sekkumine iseseisva suveräänse riigi poliitikasse. Aga ma annan sinule sõnajärje üle, Veiko. No vot, nüüd läheb andmiseks. Ma ei ole üldse kindel, et ma tervete prillidega siit saatest lahkun. Aga ega ma nüüd nii väga ju ka sinu positsioonist ei erine. Eks ole, et me juba enne saate algust kütsime ennast üles ja üritasime leida ühisosa, ütleme niimoodi, ja päris suur ühisus on. Et kui sina tegid sellise reservatsiooni või määratlesid ennast kui sellise põhimõttekindla USA interventsionalismi vastasena, et siis selles osas mul mingisugust eriarvamust ei ole. Ma olen sinuga täiesti sama positsioon ja olen ka täpselt seda meelt, et kui me nagu vähemasti moraalses plaanis kiidame heaks ühe suveräänse riigi sekkumise teise suveräänse riigi siseasjadesse, eks ole, mingisugused režiimivahetused ja nii edasi, et siis me peaksime olema põhimõttekindlad ja seda nagu heaks kiitma ka teistel puhkudel, mitte ainult antud juhul. Aga võib-olla minu selline
teatav erirõhuasetus tuleb siin välja, et kui ma lugesin nagu Eesti peavoolu esimesi reaktsioone Maduro kinnivõtmisele, et siis ma kõigepealt lugesin Marko Mihkelsoni kurtmist selle üle, et rahvusvaheline õigus on nüüd kannatada saanud. Ja siis ma lugesin akadeemik Tsahkna väljaütlemist, et tema Madurot taga ei nuta. Ja mulle seekord tundus, et ma olen pigem nõus akadeemik Tsahknaga, et mina ka ei nuta Madurot taga. Aga muidugi asi on palju põhimõttelisem ja palju sügavam. Eks ole, ma pean ennast kristlikuks konservatiiviks. Loomulikult mulle ei istu üldse vasakpoolne mõttesuund, rääkimata mingisugustest kommunistlikest suundadest, olgu Nõukogude Liidus, olgu Ida-Euroopas, olgu Ladina-Ameerikas. Nii et selles suhtes on minu vaade väga kindel. Samas ma ei ole ka ennast mitte kunagi pidanud trumpistiks. Et ma käsitlen Donald Trumpi valimisvõitu ja tema liikumise või tema toetajaskonna siis mobiliseerumist Ameerika siseasjana ja ma olen pigemini nagu kaasa elanud või toetanud Donald Trumpi saamist presidendiks, nii palju kui minust ei sõltu ju mitte midagi siin, et ma lihtsalt olen üks vaatleja. Ma olen seda pidanud oluliseks võib-olla sellepärast, et ta muudab midagi ka Eesti konservatiivse liikumise jaoks. See taustsüsteem siiski ju selgelt muutub. Ma usun, et me arutame veel selles saates selle üle, et kas on muutunud ja mis on muutunud taustsüsteem siis Eesti jaoks. Aga kui nüüd võtta see rahvusvaheline küsimus kõigepealt, et selles suhtes ka mina olen nõus, et loomulikult tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja need, kes seisavad rahvusvahelise õiguse kaitsel, neil on selles mõttes õigus, et tõesti see nii on, et siin vastu vaielda väga raske. Et nii palju kui mina aru saan, rahvusvaheline õigus ei anna sellisel viisil ühelegi riigile õigust sekkuda teise riigi asjadesse. Aga, ja siin nüüd tulebki erinevad sellised nüansid mängu, eks ole, et kas Maduro üldse oli legitiimne president, kas ta oli legitiimne riigipea, kas USA kõrvaldas võimult legitiimse juhi või lihtsalt ühe röövlipealiku viis kohtu ette. Ja siin ma teen omakorda reservatsiooni ja ütlen, et mulle ei meeldi selline ühe riigi jurisdiktsiooni laiendamine teise suveräänse riigi üle. Et me teame, et näiteks meie oma parlamendi liige, Reformierakonda kuuluv Eerik-Niiles Kross, minule ääretult ebasümpaatne poliitik, oli mõnda aega või on praeguseni tagaotsitav ühe Venemaa mingisuguse prokuratuuri haru poolt. Ja samamoodi siis võiks äkki heaks kiita selle, et Venemaalt tulevad, ma ei tea, rohelised mehikesed ja viivad selle Krossi siit minema. Või kas ei kuulutatud Kaja Kallas äkki tagaotsitavaks Venemaal? Et praegu, olles Euroopa Liidu kõrge esindaja, ta ilmselt pääseb kohtu ette astumisest Venemaal, aga jällegi, et kui nüüd Venemaa leiab, et tema võib ka tegutseda samal kombel, nii nagu Ameerika Ühendriigid tegutsevad Maduro suhtes või ükskõik mõne taolise diktaatori suhtes, et miks siis ei võiks Venemaa tulla siia nabima kinni neid poliitikuid, kes on siis nii-öelda Venemaa arvates nende siseriikliku õiguse vastu eksinud milleski, eks ole. Et Kaja Kallasele teatavasti nii ebasümpaatne, kui ta minu jaoks ka ei ole. Talle heideti ette seda, et ta on kõrvaldanud siin Nõukogude mälestusmärke. Peaministrina siis teinud selle võimalikuks ja ausalt öelda ma küsin, et miks see Venemaa asi on? Kuidas see puudutab üldse Venemaad? See on meie siseriiklik asi. Et samas mõttes samamoodi on tegelikult küsitav, et sa rakendad nagu oma siseriiklikku õigust, rääkimata siis lihtsalt poliitikast teise suveräänse riigi suhtes. Aga samas, olles nagu, ma ei tea, realist või kuidas seda peaks siis nimetama, ma arvan, et ega rahvusvaheline õigus ei ole tegelikult mitte kunagi kehtinud. Või oleme täpsed, rahvusvaheline õigus kehtib, sest ta on erinevate riikide poolt ju kokku lepitud reeglistik ja selles mõttes tal on juriidiline kehtivus, aga seda ei ole kunagi järgitud. Nii et
ma pean nagu selle rahvusvahelise õiguse kaitsmise positsiooni nõrkuseks, kui apelleeritakse nüüd ühe korraga rahvusvahelise õiguse kehtivusele ja sellele, et ka Ameerika Ühendriigid peaksid sellest kinni pidama. Et tegelikult ükski suur riik ei ole pidanud rahvusvahelisest õigusest kinni, kui see ei ole olnud nende huvides. Nad on tegutsenud täpselt risti vastupidi. See ei käi ainult Ameerika Ühendriikide kohta. Ja loomulikult, mida ma siis ka Eesti konservatiividele ütleksin, kes apelleerivad rahvusvahelisele õigusele, on see, et siis tuleks olla järjekindel absoluutselt kõikides nendes konflikti küsimustes, kus rahvusvahelist õigust rikutakse. Et meil on siin, eks ole, Ukraina küsimus üleval, kus on ka täiesti selgelt, eks üks pool on agressor, teine kaitseb oma riiki, võime siis Tiibetile laiendada näiteks või paljudele teistele sellistele maailma konfliktikolletele, eks ole, kus ei järgita rahvusvahelist õigust. Et sellisel juhul, kui see nüüd on peamine argument, siis tuleks seda loogiliselt menetleda või kasutada ja rakendada kõikides situatsioonides. Et ei saa olla ainult nii, et me konservatiividena eeldame, et nüüd võib-olla üks või mõned riigid seda järgivad ja teiste puhul siis ütleme, et aga nende huvid olid teistsugused. Et ma arvan, et see on nagu minu jaoks võib-olla isegi peamine selline tunnetus selles konkreetses kontekstis. Et ma ei nuta Madurot, aga mul on kahju, et mingi järjekordne selline režiimi vahetus nagu et USA nagu seda poliitikat jätkab, sest kui ta jätkab seda seal, siis ta võib seda jätkata ju ka teistes kohtades, eks ole, ja tekib küsimus, kui adekvaatne see Trumpi valimislubadus üldse on olnud. Aga ma arvan, et kui me nagu anname hinnangut rahvusvahelise õiguse positsioonilt, et siis me peaksime kõigepealt üle vaatama, kas me ise oleme konservatiivse liikumise esindajatena ka olnud nagu absoluutselt selle printsiibi taga. No see on oluline punkt, sellepärast, et rahvusvahelist õigusest rääkides tuleb mainida seda, et väga paljud on rikkunud rahvusvahelist õigust, kaasa arvatud Venemaa Ukraina suhtes. Ja seda tuleb täiesti rahulikult külmalt välja ütelda ja see tähendab ka seda, et rahvusvahelise õiguse järgi peab Venemaa loovutama need vallutatud alad ja tegema põhimõtteliselt Ukrainaga rahu. Et ma arvan, et konservatiivina minul ei ole mitte mingisugust, kuidas öelda, häbi seda välja ütelda. Et tulla seda iga päev kuulutama sellises olukorras, kus meil on selline massiivne Ukraina propaganda. Nii, ja objektiiv on pigem üritanud tuua seda teist poolt, rääkides sellest, et meile valetatakse Ukraina küsimuses väga palju, nii nagu meile valetati COVID-i režiimi puhul väga palju. Ukraina on täis korruptsiooni ja Ukraina konflikti algsed tuumikprobleemid on need, mille seal on algatanud eelkõige lääne režiim. Nii, ja konflikti osapooled eelkõige on Ukrainas eelkõige USA ja NATO liitlased ning Venemaa. Nii, ja Ukraina on lihtsalt üks proksisõja selline vahend, millega üritatakse Venemaad nõrgestada. Aga seda, et Venemaa on sissetungides Ukraina puhul rahvusvahelist õigust rikkunud, selle möönmiseks ei ole minul mitte mingisugust probleemi. Et täiesti rahulikult möönan, siis tuleb hakata vaatama, et kuidas nüüd siis rahvusvahelisest õigusest, millised tagajärjed sellele tulevad rahvusvahelisest õigusest Ukraina konflikti puhul. Aga ma ikkagi arvan kõigest hoolimata, et see rahvusvahelise õiguse punkt või ideaal on see, mis on olnud teise maailmasõja järgse maailma. Kuidas siis öelda? Üheks selliseks tuumikideaaliks ikkagi, hoolimata sellest, et CIA poolt korraldatud USA režiimivahetusi on peale teist maailmasõda kogunenud kuskil 100 ringis. Nii, hoolimata sellest, et loomulikult Nõukogude Liit üritas režiimivahetustega teostada oma nii-öelda revolutsioonilist projekti ja siis need kaks suurvõimu loomulikult rahvusvahelise õiguse vastaselt tulid ja tegelesid siis nii-öelda nendes maades samamoodi proksisõjaga tegelikult, eks ju. Vietnam, Korea on ühed head näited, Aafrika, väga mitmed paljud riigid, tegelikult ka Lõuna-Ameerika paljud riigid. Nii et tõepoolest, aga
niivõrd tõsises olukorras, nagu me praegu oleme, ma arvan, kus ka ametlikes sellistes kanalites ja kommentaarides, nagu näiteks siin ka Eesti välisministeeriumi poolt ja Jonatan Vseviovi poolt tehtud kommentaarides, on rahvusvaheline õigus justkui visatud täiesti üle parda ja tunnistatakse avalikult, et see ei kehtigi enam, see polegi kunagi kehtinud ja selle pole mingit relevantsust tänapäevases maailmas. Oleme jõudnud olukorda, kus me tegelikult Euroopana oleme eelmisel sajandil olnud juba 2 korda. Ja need olid esimese maailmasõja eelõhtul aastal 1914 ja teise maailmasõja eelõhtul 1939. Nii, ja kui me näeme seda, et kuhu see välja on viinud kogu see olukord, nii, milliste verevalamisteni, kui me tegelikult tunnistame ja lepime selle olukorraga, ka riikide valitsused ja eelkõige väikeriigid nagu Eesti, nii, et mingist rahvusvahelise õiguse ideaalist polegi siin vaja enam rääkida, see on kõik ainult nii-öelda suurte poliitikute ja poliitikate tallata, see rahvusvaheline õigus, siis me oleme väga tõsises probleemis. Tegelikult me oleme jõudnud sinna nüüd siis uuel sajandil põhimõtteliselt 3. maailmasõja eelõhtuni. Nii. Ja me ei tea, kas me oleme praegu nagu 39. aastal või millises aastas me praegu oleme, aga väga kuidagi sarnaselt kõlab see aeg minu jaoks kui 39. aasta. Ja eelkõige mind nagu häirib väga palju see, et väikeriigi konservatiivid, nagu ka Eesti paljud konservatiivid, tulevad ja plaksutavad sellise USA-poolse režiimivahetuse osas ning kiidavad selle nagu ilma igasuguse probleemideta heaks. Olukorras, kus meie president Lennart Meri tuli ja ütles, et rahvusvaheline õigus on väikeriigi tuumanupp, eks ju. Et see on nüüd ainus selline kanal, millega me võime nüüd üldse appelleerida olukorras, kus suured söövad väikeseid. Nii. Millele me võime üldse tugineda oma väidetes, eks ju. Et kui me nagu ise väikeriigi elanikena, olgu konservatiivide või liberaalidena, plaksutame aktiivselt, kui üks meile meeldiv pool rikub rahvusvahelist õigust, nii, meile mitte meeldiva poole vastu. See on ka üks selliseid infantiilseid tasandeid kogu selle asja juures, et argumentatsioon taandatakse sellele, et aga Maduro on pätt. Nii. Ja siis meil on selline ülimusriik, riik, selline ülemriik, maailma politseinik, kes siis justku vaatab sellises üleinimlikus moraalses positsioonis mööda maailma ringi ja siis vaatab, et milliseid pätte ta võiks eemaldada kuskilt. Nii. Et see, ja siis me vaatame, aga ongi pätt. Nii. Ja siis plaksutame alati, kui keegi pätt on kuskilt eemaldatud, on Saddam eemaldatud ja siis nüüd on siis Maduro eemaldatud ja nii edasi, aga suveräänse riigi idee, kuhu see on kadunud? Nii, kullakesed. Kuhu see on kadunud? Sekkumatuse idee. Kuhu see on kadunud? Nii, sekkumatuse idee sellisel viisil, et kui me vaatame oma enda Eesti ajalugu, nii, siis kui me nüüd ise plaksutame sellele interventsionalismile, siis ütelge tegelikult mulle üks ainus argument. Miks ei võiks Venemaa soodsatel tingimustel tulla ja kasutada täpselt samasugust argumentatsiooni, mutatis mutandis, nii-öelda, eks siis väiksed faktid muutuvad, aga põhimõtteliselt argumentatsioonistruktuur on sama. Ei, meil on vaja siin oma lähi-Venemaal, nii Trump tegeleb oma tagahooviga, Putin tegeleb oma lähi-Venemaaga, meil on vaja siin nüüd tekitada näiteks Baltikumis režiimi muutus. Ja olukorras, kus me tegelikult praegu oleme, kus on antud üleüldse ka teiste maailma jõudude poolt, teatav selline, kuidas öelda, sordiin peale sellele, mida tegelikult USA teeb Venezuelas. Nii, siis me võime küsida väikse rahvana, kes me oleme kord juba Potsdami ja
Jalta konverentsid üle elanud ja teame, mida see tähendab. Nii, Molotov-Ribbentropi pakti täpselt samamoodi. Nii, et me võime küsida, et kas siin pole juba midagi sarnast kokku lepitud võib-olla Eesti ja Baltikumi jaoks. Kas me praegu veel siin natukene nagu hurraatame, aga ühel hetkel, kui NATO kokku kukub ja ühel hetkel, kui Euroopa Liit kokku kukub, nii, ja Trump peseb oma käed puhtaks, nagu Pilatus pesi oma käed puhtaks sellest mingisugusest nii-öelda Euroopa provintsidest siin ja ütleb, et teda ei huvita kogu see asi siin enam. Ja siis, kuhu me siis läheme, mida me siis teeme, millistele argumentidele me tugineme Eesti Vabariigi järjepidevusele või selles, et meil on nii ilusad sinised silmad, sellepärast, et me oleme nii toredad ja tublid inimesed, et meil peaks olema oma vabariik või sellele tugineme oma argumentatsioonis, kui me oleme hurraatanud kõiki Ameerika interventsionalisme, Süüria, Põhja-Aafrika segipeksmine, nüüd praegused Trumpi interventsionalismid ja ütleme, et kui tulebki Putin ja teeb meile režiimivahetust natukene siin, nii, siis tegelikult meie argumentatsioon ei baseeru enam mitte mingisugusel nagu reaalsel väärtusel. Nii, miks meid ei või kohelda niimoodi, kui me tegelikult oleme jaatanud teiste kohtlemist sarnasel viisil? Mul on vastus olemas sellele küsimusele. Aga palun. Ja no see on ka juba ajakirjandusest läbi käinud tegelikult, et Venemaa ikkagi ei tohi teha nii, nagu Ameerika teeb. Sest on paha. Sest on paha. Ja, aga Ameerika võib, sest on hea. Jah. No täpsemalt, et Ameerika on demokraatlik riik ja demokraatia on ülimuslik, mitte demokraatlike riikide suhtes. See on see valgustusajastust või isegi kaugemalt pärit ideoloogia või mõtteviis, millele muideks juhtis tähelepanu või mida kasutas Postimehe juhtkiri, siis pühapäeva õhtul oli see veebis üles pandud ja seal toodi siis välja viide John Locke'ile, ühele briti või inglise mõtlejale, kes siis Postimehe viite kohaselt siis on öelnud, et võib eemaldada türanni, kes on rikkunud ühiskondlikku lepingut. No tõsi jah, et see oli ka valgustuse ajal ja suures Prantsuse revolutsiooni ajal ju argument, eks ole, et kui valitseja, kui monarh on rikkunud ühiskondlikku lepingut, siis rahval on õigus ta kõrvaldada. Nüüd, kui me võtame siia kõrvale Venezuela juhtumi, siis seal ju Madurot ei kõrvaldanud mitte rahvas, üles tõusnud rahvas, kes on nördinud ühiskondliku kokkuleppe rikkumise pärast Maduro poolt, vaid ikkagi väline jõud sekkus ju selles, Ameerika Ühendriigid sekkusid. Ja selles mõttes see mõttekäik küll justkui ei peaks töötama. Aga põhimõtteliselt, miks ka keskmine Eesti inimene on alati, kusjuures ka mina olen olnud ju päris pikka aega seda meelt, et kuna Ameerika on hea ja Ameerika on demokraatlik, siis Ameerikal ongi õigus kõrvaldada diktaatoreid. Saddam Husseini, kes on seal varem olnud, Iraanis on üritatud, seal ei tulnud välja, Katari ajal vist seal missioon, see oli pantvangide vabastamise missioon küll, paljudes teistes riikides on Ameerika seda käekirja viljelenud ja nad on teinud seda sellepärast, et nad on saanud. Aga sellele on antud siis selline, isegi mitte rahvusvahelise õiguse põhjendus, sest rahvusvahelist õigust saab tõlgendada nii ja naa. Suurriigid ikka otsivad ju enda tegevuse õigustuseks mingisuguse paragrahvi välja, eks ole. Minu meelest nüüd ka USA asepresident J.D. Vance kuskil postituses hiljaaegu ütles, et aga õiguse mõistmine saab kurjategija kätte ükskõik kus ta maailmas. Ta võib isegi selles Venezuela pealinna palees ennast varjata, aga Ameerika õiguse mõistmine jõuab temani varem või hiljem. Nii et ja Maduro nüüd istubki New Yorgi vanglas ja ootabki kohut, vist täna just peaks astuma kohtu ette, eks ole. Aga tulles tagasi selle demokraatia ülimuslikkuse argumendi juurde. Ma arvan, et suur osa Eesti inimestest tegelikult, kas nad seda endale teadvustavad või mitte, aga nad jaatavad seda argumenti. Ja siin ongi see vastus, see on küll retooriline vastus, et miks Venemaa ei või nii teha meiega, nagu vahetada režiim ära, nagu ta tegelikult juba vahetas ükskord, eks ole, 40. aastal. Et ajaloolane Jaak Valge juhtis sellele tähelepanu, et 40. aastal tuli siia üks vuntsidega tegelane, kes kõrvaldas ebademokraatliku valitseja,
siis Konstantin Pätsi, kes oli teinud riigipöörde, kes oli oma oponendid vangi pannud, kes oli demokraatia ära lõpetanud, siis parlamendi laiali saatnud või ütleme vaikivasse olekusse surunud ja toimus selline pööre, kusjuures see toimus ju tegelikult, seda põhjendati ju ideoloogiliselt, et siin tuleb revolutsioon. Töörahvas saab võimu enda kätte. Me viime Eestis läbi progressiivse, edumeelse muutuse, meil hakkab kehtima sotsialistlik ja kommunistlik kord. Et see oli tegelikult see õigustus, tegelikult seal taga muidugi olid Nõukogude Liidu julgeoleku huvid või ütleme siis sellised kaalutlused, aga seda sõnastati siis selliste ilusate loosungitega. Noh, nii nagu praegu Maduro kinnivõtmist on põhjendatud sellega, et ta oli mittelegitiimne liider, oli jõugupealik või mingisugune narkoparun või lähedastes suhetes siis selle narkokartellidega, vaata, et lausa terrorist, ja Ameerikal oli õigus teda võtta kinni ja ära viia. Ja noh, selles mõttes ma ei nutagi teda taga, aga küsimus on nüüd nagu selles, et ega me loomulikult ei konservatiividena ega üldse Eesti inimestena me ei peaks mõtlema sellistes kategooriates, et meile meeldivaid riike ja valitsusi rünnata loomulikult ei tohi, eks ole, demokraatlikke riike rünnata Putini poolt või Hiina poolt või ükskõik missuguse ebademokraatliku riigi poolt ei tohi, küll aga maailma politseiniku rolli võivad siis demokraatlikud riigid, eriti Ameerika Ühendriigid täita ja oma tahtsi tegutseda. Et selles mõttes ma ütleksin, et me peaksime pigemini siis ühelt poolt mõtlema printsipiaalselt, ehk siis järgima teatud põhimõtteid ja teiselt poolt me peaksime siis olema minu meelest küllaltki realistid ja aru saama sellest, et mis on tegelikult reaalne saavutada ja kui me küsime seda, et mis on nagu Eesti huvides antud juhul, siis mul on kogu aeg meelehärmi valmistanud see asjaolu, et Eesti konservatiivne liikumine lõheneb ikka ja uuesti nende peale tulevate teemadega. Noh, COVIDiga see algas, võib-olla isegi mingite muude asjadega pisut varem, aga COVID oli see, mis lõi nagu mitmesse, või ütleme kahte leeri, eks ole, ka konservatiivseid inimesi, et noh, kes siis toetasid neid piiranguid rahva tervise huvides ja kes olid põhimõtteliselt selle vastu, et sellisel viisil riigid võiksid käituda oma enda kodanikega. Noh, siis algas Ukraina sõda, COVIDi kriis sai kuidagi väga ruttu otsa ja siis olid juba sõjavajadused ja kogu see sõjapropaganda, Ukraina toetamine ja Ukraina toetamisest tehti selline riiklik vaasireligioon, selline väärusk minu hinnangul, mida siis on surutud peale ja noh, mis on ka osad konservatiivid teistest ära lahutanud, kes siis on sellega kaasa läinud. Iisraeli-Palestiina konflikt, mis ei ole ju otseselt Eesti, noh, otseselt ei puutugi meisse, ta on kauge, Lähis-Ida küsimus, kaudselt muidugi. Ja nüüd Venezuela teema tootab jällegi olla selleks teemaks, mis paneb inimesi pooli valima ja selle suhtes ma olen olnud alati poolte valimise vastu sellisel viisil vähemasti, et me nüüd kuulutame ühed heaks, teised halvaks ja siis ütleme, et meie oleme nende heade poolel ja just nii peabki, et Iisrael peabki täpselt nende Palestiina kaltsupeadega seal tegema nii, nagu ta teeb, eks ole, või et diktaatoritega tulebki niimoodi teha, noh, kui me mõtleme tagasi Iraaki tungimisele, Saddam Husseini kukutamisele, et noh, ma olin ka alguses seda meelt, et loomulikult tuleb diktaatoritega niimoodi ringi käia. Aga mis see tulemus oli? Tulemus oli ju see, et 100 000, ma ei tea, mis see lõplik kogu arv on, 100 000 iraaklased said selle tulemusena surma. Riik paisati kaosesse, vägivald võttis võimust ja noh, sisuliselt Ameerika ei suutnud seal ju mingisugust demokraatiat eksportida, ju mindi siis demokraatiat sinna viima selle jutuga, et kukutame türanni. Meil demokraatliku riigina on õigus kukutada türanne kõikjal maailmas. Nii, et kui nüüd Venezuela kaasuseni jõuame, et siis me ju tegelikult praegu vesteldes ju ei tea, mis sealt edasi tuleb. Et Maduro on kõrvaldatud ja mulle, veel kord, mul ei ole kahju sellest, et Maduro
võimult on kõrvaldatud, eks ma usun, et suurem osa Venezuela elanikest on päri sellega, et väga hea. Aga mida ameeriklased seal edasi suudavad teha, tahavad teha, plaanivad teha ja mis seal tegelikult välja tuleb, et kas see nagu parandab ka Venezuela inimeste olukorda. Aga jällegi see ei ole Eesti rahvuslaste, Eesti konservatiivide küsimus. See ei ole minu meelest, minu hinnangul see koht, kus me peaksime nüüd mingisugused, ma ei tea, punased jooned või mingid muud sellised rindejooned maha tõmbama, vaid me peame alati ja igas olukorras keskenduma sellele, mis on meie rahvuslikud huvid, mis on meie Eesti riiklikud huvid, mis on meie rahva püsima jäämise huvi siin. Ja mitte ennast samastama ei Ameerika Ühendriikidega kui mingisuguse kõige esimese demokraatliku maailma superriigiga või valima seal mingit pooli, et kas me nüüd oleme trumpistid või me oleme siis, ma ei tea, demokraatliku partei toetajad seal. Et see on, selles mõttes on see infantiilne, kui me samastame ennast võõraste rahvaste ja meile võõraste konfliktidega või ühe või teise osapoolega nendes konfliktides ja teeme sellest mingi omaenda võitlustandri, vaid minu üleskutse ja minu selline soov on, et konservatiivne liikumine Eestis peab kalkuleeritult, täiesti ratsionaalselt keskenduma nendele teemadele ja nendele küsimustele, mis on meie jaoks eluliselt olulised ja vajalikud. Ja siin leidma selle ühisosa, isegi kui me oleme mingites muudes poliitilistes maailmapoliitika küsimustes eriarvamusel, et need eriarvamused ei tohi meid hakata lõhestama. Sest mis kasu meil on sellest, kui näiteks mingid Iisraeli toetajad või Palestiina toetajad siin Eesti konservatiivses liikumises omavahel sellepärast tülli lähevad. Et see ei muuda paremaks kuidagi seda Iisraeli-Palestiina konflikti olukorda, aga ta ei teeni ka mitte kuidagi Eesti konservatiivse liikumisi üldisi huve. Et me peaksime väga selgelt endale sõnastama need eesmärgid, mille nimel me siin võitleme, mille nimel me koos tegutseme ja vaatama, kuidas me siis jõuame nende eesmärkide saavutamiseni. Milliste meetoditega, milliste vahenditega, millise lähenemisnurga alt ja selles mõttes mina jätaksin kõik need väliskonfliktid, välissündmused taustale. Loomulikult tuleb nendega arvestada, loomulikult inimestel võivad olla oma erinevad seisukohad ja arutleme siis rahulikult nende üle, eks ole. Et ma ei näe põhjust, et me siin teeme nendest enda jaoks mingid tüliküsimused. Ja, see on väga oluline punkt muuseas ja ma arvan, et esimene punkt peabki olema see, et me peame olema valmis arutlema rahulikult nende teemade üle, mitte tekitama mingisugust, kuidas öelda, dogmaatilist või peaaegu kvaasireligioosset sellist suhtumist ühe või teise asja poolt. Ma tahan ühe täpsustuse teha, et kui me nüüd räägime siin selles konfliktis kellegi poolt olemises, siis ei ole see dihotoomia niimoodi üles ehitatud, et need, kes Trumpi kritiseerivad, on automaatselt Maduro poolt. Et see nüüd ei ole absoluutselt niimoodi, et vastupidi, mina kritiseerin Trumpi lähtudes sellest, mida Trump ise on lubanud tegelikult maaga poliitikas ja kritiseerin teda kui võib-olla siis järgiandjat sellisele süvariiklikule poliitikale tegelikult. Et mitte Trump ei ole kuivatanud Washingtoni sood, vaid Washington on kuivatanud Trumpi, pannud ta põhimõtteliselt nagu liblika sellise nõela otsa ja ilusti kuhugi sellise klaasi taha ilusaks eksponaadiks. Nii et see ei ole see konflikt, me räägime siin hoopis teisest asjast, et loomulikult ei ole ka mina nagu Maduro poolt Trumpi vastu, vaid me räägime sellest, et kas üldse on USA-l õigus selliseid operatsioone ellu viia ja mis on nende tagajärjed. Sest kui me vaatame nüüd neid CIA poolt teostatud režiimivahetusoperatsioone, mida on tänaseks kogunenud üle 100, siis me näeme seda, et nende üheks peamiseks tagajärjeks on alati täielik kaos
sihtkohariigis. Nii, ja rahva jaoks midagi head ja tulemuslikku sealt ei ole tulnud. Et on küll räägitud loomulikult sellest nii-öelda türannide eemaldamisest ja nii edasi. Mida see tähendas Iraagis? Iraagis sa mainisid 100 000 inimest. Mõningate hinnangute kohaselt sai Iraagis surma kollateraalselt kõikides nendes operatsioonides üle 1 miljoni inimese. Nii. Ja nüüd võib-olla mõnid küsivad, aga sellise nagu küsimuse, et aga kas katoliiklane Järvi siis on nagu islami poolt või? Kas ta on nagu otseselt nagu islamist? Ei ole kulla inimesed, ei ole. Ma olen selle poolt, et USA oma geopoliitilisi ja globalistlikke süvariigist pärinevaid sekkumisi ei teeks maailmas ja ei toodaks pidevalt kogu aeg lisa anarhiat, lisa inimlikku kannatust. Ei tegutseks põhimõtteliselt nii-öelda petrodollari juurutajana ja selle garanteerijana nii maailmas, kui ei ole läbi läinud tema soov, siis tuuakse lennukikandjad kohale ja petrodollar kinnitatakse sellisel viisil, eks ju. Et see on olnud USA poliitika nüüd aastakümneid. Ja nüüd ma vaatan seda, et Trump tegutseb täpselt sarnasel viisil. Nii, see on täpselt see sama CIA playbook, mille järgi on tegutsetud. Ja siin on mainitud ka mitmete analüütikute poolt tegelikult, et üks nendest on olnud Jeffrey Sachs, kes on olnud pikalt USA, ütleks siis ka süvariigi ja USA nagu administratsiooni liige olnud erinevates kohtades, nõuandjana ÜROs samuti, aga ta viimastel aastatel võtnud nagu väga sellise kriitilise tooni peale. Tema artikkel on siin kohe, või ütleme niimoodi tõlge tema intervjuust Glenn Deasenile, et Venezuela režiimivahetusega hävitab USA viimseltki rahvusvahelise õiguse räbalad, ütleb Jeffrey Sachs, aga Jeffrey Sachs ütleb seal intervjuus muuseas ühte väga huvitavat asja, et mõelge selle peale, et ja ta teab, millest ta räägib, nii, sellised projektid nagu Venezuela, nii, selliseid projekte ei tehta nädala või paari või kuu või aasta lõikes. Need on projektid, mis on paigas USA süvariigis 20 aasta jooksul vähemalt. Nii. Ta dateerib Venezuela režiimivahetuse kuskil üle 20 aastasesse perioodi. Nii, see on projekt, mis on sealt alguse saanud. Nii. Ja kui me nüüd vaatame seda, et paljud tulevad ja hõiskavad selle peale, siis tegelikult seda projekti on edasi viinud erinevates administratsioonides sellised presidendid nagu Bush, nagu Obama oma 2 korda, Biden ja nüüd siis Trump on lihtsalt see mees, kes teatavas mõttes viib selle projekti ellu. Nii. Ukraina projekti ütleb, pandi paika põhimõtteliselt 90ndate alguses, ehk siis üle 30 aasta on olnud Ukraina projekt paigas USA süvariigis, ütleb Sachs. Nii. Ja sinna kuuluvad veel vana Bush ja Clintonid ja nii edasi, kes on kõik seda projekti vaikselt edasi lükanud. Nii, et nüüd mõelge selle peale, et kui te tegelikult hurraatate siin Trumpi üle, siis tegelikult te hurraatate USA süvariigi aastakümnete pikkuste projektide üle, mida siis Trump nüüd juhtumisi praegu ellu viib. Ja ta räägib Iraani projektist. Iraani projekt dateerib ta sinna kuskile 50ndatesse aastatesse eelmisel sajandil, ehk siis me räägime põhimõtteliselt üle 70 aastasest projektist. Nii. Et kui nüüd Trump peaks võtma midagi ette Iraani suunal, nagu ta tegelikult siin juba aasta alguses, eelmise aasta suvel vist võttis, eks ju, siis on ka see teatavas mõttes nagu pikema projekti konkreetne väljund praeguses ajahetkes. Kusjuures seal on rahutused juba alanud. Ja seal on rahutused juba alanud, ehk siis teatavas mõttes ka siin on kõige klassikalisem viis, kuidas USA igal pool tegutsenud, ehk siis värviline revolutsioon. Tuuakse välja süstemaatiliselt rahvas ja räägitakse
et on režiimi vastu tõustud ja mida siis USA peab tegema loomulikult appi minema rahvale, kes nõuab tagasi oma demokraatlikke õigusi. No niimoodi peksti segi kogu Põhja-Aafrika. Okei, aga ja, et need on need punktid, mida ma tahaksin siis välja tuua. Muidugi tasub nagu mainida seda, et kui me ikkagi räägime kogu sellest konfliktist, mis seal praegu on, eks ju, siis ka nagu konservatiivsetes kanalites on jäänud kõlama see, et me oleme põhimõtteliselt läinud Venezuela presidenti arreteerima tänu sellele, et tegu on sellise narkokartelli juhiga või narkokaubanduse ühe nagu sellise vahemaaga. Nii. Siis on kõlanud ka see, et Venezuela Smartmatic on olnud kuidagi seotud siis USA valimispettustega ja tegelikult ka Eesti e-valimistega. Et tegelikult ka siis e-valimiste vastased peaksid justkui plaksutama selle üle, et nüüd siis sellise e-valimiste nii-öelda peamine, kuidas siis öelda, nagu sünniriik või mahitaja on kokku kukkunud. Mina olen neid argumente täiesti süüdimatuteks, kui päris aus öelda. Et kui rääkida sellest, et mida USA võib teha oma narkokaubandusega, siis mõningatel andmetel, muuseas, ja neid andmeid ei ole üldse vähe, on peamine narkokartell USA's selline organisatsioon nagu CIA. Nii, mitte ainult narko, vaid ka inim- ja lastekaubanduse kartell. Nii, et kui tahta see asi ära lõpetada, siis tuleks tegelikult selle saatana sigitise pea kanna alla litsuda. Nii, aga mida Venezuela endast loomulikult kujutab, nii, mida Trump on ka täiesti avalikult öelnud, on see, et Venezuela naftavarud kuuluvad USA-le. Kujutad see ette? Nii, USA president tuleb ja ütleb, et ühe suveräänse riigi naftavarud kuuluvad USA-le. Это все наше. Nii, ja mis siis toimub? Nii, Venezuela naftavarud on maailma kõige suuremad. Nii, suuremad ja laiemad kui Saudi Araabias. Nii, et kõige suurem naftapotentsiaaliga riik üldse. Nii, seal on ka kulda loomulikult väga palju, seal on haruldasi muldmetalle. Venezuela rahvas istub põhimõtteliselt sellise kulla hunniku otsas. Nii, ja nüüd tuleb siis Trump ja kuulutab selle kõik põhimõtteliselt enda omaks. No kui see ei ole selline rööv lähenemine, nii, no mis asi siis veel on, kui see ei ole augustiinlik printsiip, et mida riigid siis veel on, kui lihtsalt nagu legitimiseeritud röövlid, kuna nad ei austa seadust ja loomuseadust. Nii. Et siis selliseks nad saavad, siis mis siis veel oleks parem näide? Nii. Ja need on need tegelikult põhjused loomulikult ja me ei saa nagu nendest mööda vaadata, et need on need tegelikult põhjused loomulikult Hiina blokeerimine, Venemaa blokeerimine, eks ju, oma tagahoovist, eks ju, aga need on need, mille pärast on nii-öelda siis türanni kukutama mindud. Nii, aga peamine asi, mida ma siin tahan välja tuua, on muidugi see, et tegu on ikkagi ei millegi muuga kui nii-öelda suveräänse riigi vastu algatatud aktiga. Nii. Ja siin me peame olema nagu põhimõttekindlad minu arvates, et sellist suveräänse riigi vastu algatatud akti ei saa heaks kiita, ei konservatiivid ega keegi muu niimoodi. Ja siin ei aita see, et kellegile meeldib Trump ja kellegile ei meeldi Trump niimoodi. Et kui me vaatame seda, mida Trump tegelikult on ka nagu otse lubanud, eks ju, siis võib-olla mängiks ühe väikese pisikese video siit X-ist ette. Jeffrey A. Tucker Brownstone Instituudist, keda iga konservatiiv peaks teadma. Tal on selline pro-Trumper pikka aega, sellise Trumpi maaga liikumise intellektuaalsema tiiva, üks kahtlemata üks nagu parimaid kujusid, pidev COVID-i kriitik ja nii edasi. No selline konservatiivne mõtleja jagas ühte sellist videot. Nii, no kuulame seda.
Run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Our current strategy of nation building and regime change is a proven absolute failure. We will break the cycle of regime change. We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, in Libya, in Egypt, and in Syria. Regime change takes chaos. You've seen how that works over the last 20 years. That hasn't been too good. Not a reckless interventionist globalism. We're getting out of the nation-building business. We're going to stay until such time as the proper transition can take place. Nii, siin oli siis Trumpi enda kampaania lubadused ja praegune olukord, et Trump väga selgelt on kritiseerinud igasugust režiimi muutust ja nüüd ta siis on põhimõtteliselt sarnasele teele asunud ise ja mina pean seda kapitulatsiooniks. Mitte, et me siin enne ka diskuteerisime, et ma oleks nagu mures maaga liikumise pärast või maaga valijate pärast. Et tõesti, maaga valijad ja maaga liikumine teeb oma otsuse ise ja tõepoolest mõtleb selle järgi, et mida ta nüüd siis sellest asjast üldse arvab, järgmistel juba vahevalimistel võib-olla näiteks, aga miks mitte ka järgmistel presidendivalimistel, eks ju, et millised jõud üldse välja tulevad, aga üks on selge, et väga suur osa tegelikult sellist konservatiivset liikumist, kes on toetanud Trumpi tänu sellele, et on neid anti-interventsionalistlikke poliitikaid välja toonud, ja selgelt positsioneerinud ennast selleks presidendiks, kes seda interventsionalismi ei tee, ei harrasta enam. Nii. On pettunud, tõsiselt, on pettunud. Ja väga suur osa nagu sellest seltskonnast ja nende ka valijatest on pettunud tegelikult. Et saab nüüd näha, mis sellest tuleb. Mitte, et ma ütlen jällegi, et ma jubedalt muretseksin praegu maaga liikumise pärast, et mina samuti ei ole mingisugune maaga liikumise jälgija või järgija. Et ma ei ole trumpist, et ma lihtsalt järgin seda ja jälgin seda asja väliselt positsioonilt eestlasena anno domini 2026. Nii, ja mitte USA kodanikuna. Et viimane kord, kui ma veel käisin nagu ajalehte lugemas ja nina uksest välja pistsin, siis Eesti ei olnud Ameerika 51. osanik. Et me olime täitsa Eesti vabariik, kuigi võib ütelda, kas meil on siin demokraatia ja vabadus ja nii edasi, või see on kõik näiline, aga siiski 51. osariigiks meid kuulutatud veel ei ole. Nii et ma saan rahulikult siin eestlasena avaldada oma arvamust Trumpi välispoliitika suunas, ilma et ma peaksin võtma mingeid justkui nagu dogmaatilisi või kvaasi-religioosseid positsioone Trumpi poolt, justkui see oleks nagu mingisugune selline nagu ma ei teagi, Eesti konservatiivi sine qua non selline ideoloogiline baasvundament, et kui ma seda ei ole, siis ma justkui konservatiiv ei olegi. Jaa, selles mõttes ma jagan täiesti seda hoiakut, et mina ei ole ka Trumpist kunagi olnud ja kui rääkida teatud pettumusest või minul isiklikult ei ole mingeid ootusi olnud. Et pettumus saab tulla siis, kui sul on olnud mingid ootused, et äkki ta nüüd midagi teeb teistmoodi. Minul nagu selliseid ootusi ei ole olnud, et minu jaoks Donald Trumpi valimisvõit on oluline sellepärast, et see võib-olla aitab kaasa taustsüsteemi muutmisele või muutumisele, mis võib ka siin Eestis midagi muuta. Ja ühel või teisel viisil loomulikult, eks see kõik ju mõjutabki meid, eks ole. Julgeolekupoliitilises mõttes, kui me ütleme, et nüüd see vana riikide vaheline selline jõupoliitika on tagasi tulnud või koloniaalpoliitika on tagasi tulnud, ma arvan, et ega see ei ole ka kuhugi vahepeal olnud kadunud, vaid lihtsalt varjati seda ilusate loosungitega demokraatiast ja võib-olla ka rahvusvahelisest õigusest. Et tegelikult on maailm olnud üsna sarnane kogu aeg, eks ole, suurriigid on alati teinud seda, mida nad on tahtnud. Ja nüüd võtta enda selliseks, ma ei tea, eeskujuks ja paleuseks, siis üks suur riik, Ameerika Ühendriigid, et nemad on head ja me
nüüd väikeste eestlastena siin, väikese Eestina seome kõik oma lootused selle ühe suure demokraatliku riigiga. No ma ei tea, mul ei ole kunagi pähe tulnud kuulutada ennast putinistiks või käsitleda ennast putinistina sellepärast, et mul on juhtumisi üks punkt, kus ma Putiniga olen nõus. Eks ole, et noh, et Putinile ei meeldi homoabielud ja mulle ka ei meeldi. Ja noh, see ei ole muidugi takistanud väga palju teisi siin putinistiks kuulutamast, eks ju. Ei, muidugi mitte. Aga noh, ühesõnaga, et loomulikult keskmine inimene või tavainimene ja noh, selles mõttes olen mina ju ka tavaline inimene, et mis mul ei ole mingit positsiooni ega midagi muud sellist, mis nagu eristaks, aga ma saan aru nendest inimestest, kes tahavad kuuluda kuhugi, nad tahavad samastada ennast näiteks kas siis selle trumpistliku liikumisega või näha Trumpis nagu uut liidrit, no seda enam, et Euroopa liidrid on veel suurem pettumus. Kui me võtame Ursula von der Leyeni või Kaja Kallase või no ma ei tea, räägime Euroopa riigipeadest, siin Macron näiteks või nüüd sai Saksamaa ette, et sa kantsleriks Merz, et noh, ja kuhu me siis unustame ka selle Briti praeguse peaministri, eks ole, et tema kohta ma just eile nägin igasuguseid meeme, et noh, võrreldi teda ja kasutati seal isegi sellist sõna nagu wet fart, et siis meemidel siis kujutati Donald Trumpi kangelasena, kes teeb reaalselt asju ära, eks ole, aga siis see Briti peaminister on selline. Loomulikult, kui sa paned nad kõrvuti, siis ühel pool on mees, kes teeb reaalselt asju ära, lubab midagi, noh, kas ta alati oma lubadusi peab. Teine küsimus, aga see võib-olla sellist jüngrit nagu tegelikult ei häiri üldse, et peaasi, et näitab jõuga koha kätte ja seda nagu, noh, ütleme alati põnev telekast ju vaadata või mida sulle parasjagu näidatakse, et näed, ameeriklane pani ennast jälle maksma, aga meie, kus on meie liidrid, et meie liidrid ei saa millegagi hakkama. Et selles mõttes ma saan aru sellest psühholoogiast, et inimene tahab nagu ennast mingi tugeva liidriga kuidagi seostada, et järgime siis nüüd Donald Trumpi. See ei ole minu jaoks kunagi olnud mingisugune argument või mingisugune ideaal. Ma ei ole ennast kunagi trumpistiks pidanud, ma ei ole väga tema neid lubadusigi vaadanud ja samas ma ei ole teda ka kunagi eriti, ma ei tea, väljapaistvaks moraalimajakaks pidanud, et ma võtan Donald Trumpi sellisena, nagu ta on ja ma loodan, et tema presidentuur Ameerika Ühendriikides võib-olla muudab mingisugust taustsüsteemi, mis tuleb kasuks meile. Aga kui meil Eesti konservatiividena, konservatiivse liikumise või suundumusena ei ole enda jaoks läbi mõeldud neid asju, mida me tahame saavutada, siis me tegelikult ju olemegi nagu kust poolt tuul parasjagu on, eks ole, praegu tundub, et Donald Trump on see, kes õigeid asju teeb. Donald Trumpil ei ole Eesti huvidest mitte kõige vähimatki. Ja noh, eks siin on ka liberaalses meedias kurdetud või kardetud seda, et äkki Trump müüb meid Venemaale maha. Äkki ta teeb Putiniga mingisuguse diili. Täiesti vabalt võib teha mingisuguse diili. Alles täna hommikul, kui me seda saadet salvestame, kirjutas ka Mart Helme, EKRE aseesimees, Päevalehes või Delfi portaalis ma seda nägin igatahes, et noh, tegelikult Balti riigid on sattumas halli tsooni. Et maailma jõuvahekorrad, jõujooned jagatakse ümber. Loomulikult Ameerika Ühendriigid järgivad oma riiklikke huve ja seda on ka näiteks Varro Vooglaid väga mitmel puhul toonud välja, et riikidel ei ole sõpru, riikide vahelistes suhetes ei ole mingisugust sõprust või armastust, vaid on riikide vahelised huvid või noh, riiklikud huvid, kuidas üks või teine pool neid defineerib. Ja muidugi see Delfi pealkiri on ka pandud just nimelt kõlavalt, nagu nad on lubanud, et nad selliseid pealkirju ei pane, aga noh, ikkagi nad ei ole suutnud jätta siis seda pealkirja nagu klikipõhiseks tegemast. Aga noh, ma usun, et see hinnang, et noh, Balti riigid võivad jääda halli tsooni, võib olla põhjendatud, aga seda enam me peaksime nüüd küsima, et mida meie väikese riigina, väikese rahvana saame teha oma enda olukorra parandamiseks. Et meie asi minu meelest ei ole valida pooli
üheski konfliktis, üheski sõjas, mis otseselt meid ei puuduta. Ja Venezuela olukord või ka Iisraeli, Palestiina vahelised suhted ei puuduta meid vahetult ja otseselt. Me peame suutma defineerida oma riiklikud ja oma rahvuslikud huvid ja järgima neid. Ja see oleks Eesti konservatiivse liikumise peamine ülesanne, need huvid selgelt sõnastada, sest olgem ausad, senine Eesti nõndanimetatud eliit või nomenklatuur, kes on valitsenud seda riiki alates taas iseseisvumisest või ütleme siis 90-ndatest aastatest peale, eriti ka viimase 20 aasta jooksul, on minu hinnangul ja minu arvates meie rahvuslikud huvid reetnud. Või õigupoolest nad ei olegi neid rahvuslikke huve järginud, mitte kunagi. Nad ongi olnud alati kas siis Washingtoni või viimasel ajal ka Euroopa Liidu, Brüsseli teenistuses ja teostanud ja realiseerinud nii-öelda seda isiklikku huvi, poliitikas olemise huvi selle kaudu, et neid välisisandate ja väliste jõukeskuste suuremaid huve teenida, nad ei ole kunagi olnud meie enda rahvuslike huvide teenistuses. Ja nüüd Eesti konservatiivne liikumine selles mõttes ei peaks ennast samastama mitte ühegi välismaise poliitikuga või poliitilise suunaga, vaid me peaksime selgelt ära defineerima, ma usun, et need definitsioonid on tegelikult olemas, need on antud, aga me peaksime endale uuesti teadvustama, mis on meie praegustes huvides. Mitte see, et kas me nüüd oleme trumpistid või me ei ole trumpistid või oleme, ma ei tea, toetame siin ikka demokraatiat rohkem ja mingid muud, et see ei ole üldse praegu oluline, see ei ole üldse hetkel see, mis on kaalul. Kaalul on meie riigi ja rahva püsima jäämine. Ja selles keerulises olukorras, nagu me ikka väikerahvana ennast ju leiame alati keerulistes olukordades, juhul kui läheb mingiks maailma ja mõjusfääride ümberjagamiseks, et siis meil peavad olema oma enda eesmärgid, mis on selgelt sõnastatud. Ja ma ei näe, et ükski teine selline tasand või suund Eestis suudaks tegelikult välja käia selgeid definitsioone, kui seda on teinud siiamaani konservatiivne liikumine, mis on rõhutanud suveräänsuse printsiipi, mis läheb ju vastuolu tegelikult kogu selle Euroopa Liidu ideoloogiaga, ka mingis mõttes võib-olla NATO ideoloogiaga, oma iseolemist, oma sõltumatust, laiemas tähenduses, mitte siis ainult võib-olla õiguslikus mõttes, vaid ka laiemas tähenduses ja meie rahva püsima jäämist, eks ole, mis siis kuni perekonnapoliitikani välja, eks ole. Et see on see, mis tagab Eesti rahvuse, eesti keele ja eesti kultuuri püsima jäämise läbi aegade, nii nagu kehtiva põhiseaduse preambul seda ette näeb. Et tegelikult see on see majakas, see on see, mis annab meile selle suuna kätte, kuhu me tahame konservatiivse liikumisena meie rahvast ja meie riiki suunata. Ja kuidas neid eesmärke saavutada, kuidas sellelt rajalt mitte kõrvale minna, see on minu meelest peaküsimus, mitte see, et nüüd isegi mitte küsimus rahvusvahelisest õigusest, sellepärast siin ma olen nagu selles mõttes natuke kriitiline, et või ma ei ole enda arvates mingi sinisilmne rahvusvahelise õigusesse uskuja, sest tegelikult me väikeriikidena leiame ennast ju kogu aeg sellest olukorrast, kus suured rikuvad teid ise kehtestatud reegleid, eks ole, ja väiksed on need, kelle arvelt seda kõike tehakse, et mõtleme selle üle, kuidas me suudame nendes konkreetsetes tingimustes olukorda võimalikult enda kasuks pöörata ja enda huvides ära kasutada, nii palju kui see meie võimuses. Aga kui me oleme mingisuguse välise suurema jõu, ükskõik kas siis Washingtoni või ka Euroopa Liidu mingisugune pisikene kuri klähvits, kes hüppab ja kargab siin, andmata endale aru oma kohast ja oma võimetest ja kellel ei ole ka erilist sellist intellektuaalset tasandit, vaid ongi mingisugused refleksid või mingisugused, ma ei oskagi nimetada. Et siis ma ei usu, et see kuidagi meie huvides olema saaks. Ma olen sinuga selles küsimuses täiesti nõus, et see peab olema meie
konservatiivse liikumise peamiseks eesmärgiks tõepoolest, et puudutagu see siis NATO või Euroopa Liidu või mingisuguste muude organisatsioonide liikmelisust. Meie peamine küsimus peab olema see, kuidas see aitab kaasa meie rahvuslikele huvidele ja rahvuslikule suveräänsusele, riiklikule suveräänsusele. Et kui väga lühidalt öelda, siis konservatiivse liikumise eesmärgiks peab olema vaba Eesti, põhiseadusele rajatud Eesti tagasisaamine. Nii, mis on tegelikult meilt ära röövitud ja lahti on tegelikult ju kirjutamata see, ma mõtlesin sinu juttu kuulates, et milline see Eesti Vabariik tegelikult üldse oli ja kuidas ta sündis, kelle poolt looduna ta sündis, kas mitte sarnaste üle riigiliste suurjõudude poolsete kokkulepete tulemustena. Et me oleme harjunud siin mingisuguse sellise jällegi infantiilse müüdiga, et me tulime ja laulsime ennast vabaks, selle peale ütles vanameister Raudema hingele Tiit Madisson, et samal ajal kui meie laulurahvas laulis, samal ajal tegid kommarid endale riigi, nii, et kuidas see tegelikult kogu see nii-öelda riigi tegemine siin üldse käis, milliseid salakokkuleppeid tehti, kuidas oli KGB ja CIA ja Ameerika ja USA poole koostöö, kellele anti üles millised ülesanded niimoodi, kuidas see võimuvahetus toimus võimalikult sujuvalt, et põhimõtteliselt teostada selline sujuv riiklik üleminek, eks ju, et eliidid ei vahetuks liiga radikaalselt. Reformierakond on üks selliseid selliseid anumaid olnud suurepäraselt, kus kogu parteilik eliit on põhimõtteliselt ilusti muundunud selliseks liberalismi, majandusliku liberalismi pooldajaks. Ehk siis, kui me räägime üleüldse nagu filosoofia ajaloost, siis majandusliberalism ja marksism on teineteise antiteesid. Üks tohdab kapitalismi ja selle vastu on põhimõtteliselt tulnud välja Marx oma ideega natsionaliseerida ja võtta kogu omandus riigi hoolde. Nii. Teha proletariaatlik diktatuur ja jagada seda ümber. Täpselt, nii. Et see on see idee olnud niimoodi, et kuidas see võimuvahetus toimus. Et me tegelikult ei tea seda. Aga me teame midagi. Aga siin on nagu lahti kirjutamata veel väga palju ja see tegelikult see vabariigi sünnitunnistus. See ilmutab paljuski selle, et kes me tegelikult praegu oleme. See annab meile nagu pildi kätte ja kaardi kätte, et kuhu me selle vabariigiga praeguseks oleme välja jõudnud. Ja kui konservatiivse liikumise eesmärgiks peaks olema täiesti ausalt vaadata selle vabariigi olemusse. Täiesti ausalt, niimoodi radikaalselt ausalt, et millistest vundamendist lähtudes me üldse oleme siia nüüd ehitatud, nii. Milliste kokkulepete alusel, kes keda kuskil teenis niimoodi omal ajal, nii. Ja kuidas me selle vabariigiga siiamaani oleme nüüd jõudnud ja kui me oleme tõesti olnud need, kes põhimõtteliselt on need kokkulepped teinud, kas ühe või teise poolega siin ja me oleme põhimõtteliselt riik, mis on nii-öelda agendiriik või olemegi selline nii-öelda moodustis, mille eesmärk on lihtsalt teenida mõne välisisanda huvi, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide huvi. Nii, siis me peame nagu selle juurpõhjuseni jõudma, vaatama radikaalse aususega siia riigi süvastruktuuridesse ja vaatama, et kuidas seda nüüd siis parandada saab, kui me üldse eeldusel, et me tahame seda kuidagi parandada. Aga selline positsioon, et me rahvana ei ole võimelised seda olukorda korda tegema, vaat see on minu jaoks täiesti, kui iseseisvuse jaoks täiesti üdini vastu käiv positsioon. Et me justkui ootame mingit välist valget laeva, et me ootame välist päästjat ja äkitselt on selle välise päästja nimeks nüüd Trumpi administratsioon. Et me ootame Trumpi administratsiooni, kes teeks Eestis asjad korda. Et kujutad see ette, me oleme rahvana jõudnud sellisesse olukorda, kus me oleme nii umbe mänginud ennast. Et me ise ei suudagi nagu seda riiki korda teha ja nüüd siis me ootame, et tuleks Trump
lõpetaks ära meie e-valimised. Kindlasti Trumpi tohutult huvitab see, millised paganama valimised siin mingisuguses Balti provintsis on. Nii, jubedalt huvitab, ta murrab oma pead hommikust õhtuni selle üle, kuidas e-valimised Eesti Vabariigis lõpetada. Nii, et meile tuleb keegi päästja väljaspoolt, keegi hea isand väljaspoolt, kes meie olukorda nüüd leevendab. Hea mõisnik. Hea mõisnik, et me siin talupojad oleme ennast nagu niivõrd umbe mänginud ja igaüks on nagu labidaga ja lauajupiga teineteisele pähe andnud, eks ju. Et siis me ilusti nüüd ütleme, tunnistame oma viga, et tule nüüd hea mõisnik ja aita hädast välja. Pane jälle kord maksma. Nii. Ja kui see niimoodi on, et me ei olegi võimelised seda riiki pidama, ilma et hea mõisnik tuleks väljaspoolt. Tegelikult, ma ütlen selle kogu brutaalsusega välja nüüd praegu, siis tuleks kogu see projekt nimega Eesti Vabariik ära lõpetada. Nii, see on ka osa aususest. Kui me ütleme, et me ise ei ole võimelised seda riiki pidama, me ei ole ise võimelised e-hääletust ära lõpetama, me ei ole siin demokraatlikku riigikorda võimelised kehtestama, me ei ole konservatiividena ka võimelised näiteks seda riiki üle võtma, kui peaks tulema see riigi, siis me tegelikult peame selle businessi ära lõpetama siin. Aitab tunnistama, et jah, läbi sai mäng. Nii. Et ei olegi võimelised iseseisvat riiki pidama. Et ma pean tunnistama, ma pigem elaksin selles õuduses edasi eesmärgiga iseseisvas riigis ja iseseisvalt see asi korda ajada siin riigis, kui et ma loodaks mingisugusele välisele heale isandale ja mõisnikule. See on nagu väärikuse küsimus. Kui me ise ei suuda seda teha, ja mõisnikule loodame, siis me tegelikult ei vääri oma iseseisvust, me ei vääri seda riiki ja me võime põhimõtteliselt rahvana ilusti laiali minna. Et Eesti naised itaallastele ja hispaanlastele naiseks ja Eesti mehed võtavad omale Filipiinid ja ukrainlannad, mõne venelanna sekka ja lähme lihtsalt laiali rahvana. Mida me siin jaurame selle asjaga. Et see peab olema nagu, see kuidagi nagu jõudma nagu veres lihani. See arusaam sellest, et kas me oleme väärt enda iseseisvust ja oleme võimelised ennast nagu korrigeerima või mitte. Ma oska muud moodi seda asja nagu kokku võtta. Jah, ma pigem oleksin pessimist selles osas, mida sa äsja rääkisid, et kas me oleme suutelised midagi muutma, aga nagu öeldakse, lootus sureb viimasena, et tegelikult ka lootusest ei tohi ka lahti ütelda, et ikkagi peab olema see lootus, et me rahvana suudame siiski jõuda tagasi iseseisva riigi pidamise juurde, et meil see probleem on, eks ole, kui mõni nüüd võib-olla mõtleb, et me räägime siin nagu Eesti Vabariigi vastu või, et ei, meie mure on ju see, et see formaalne Eesti Vabariik ei ole ju tegelikult sisuliselt see riik, mida põhiseadus, kehtiv põhiseadus kirjeldab. Meie kriitika lähtub selle riigi praeguse kuju aadressil just nimelt kantuna sellest murest, et need ideaalid, need printsiibid, need põhimõtted, need väärtused, mida kirjeldab hetkel kehtiv põhiseadus, ei ole realiseerunud. Et neid eiratakse, et siin on tegelikult hoopis mingisugune teine struktuur tekitatud ja loodud, mida meile esitletakse Eesti Vabariigina, aga mis ei ole tegelikult see Eesti riik mitte, mis on põhiseaduses välja joonistatud ja põhiseaduses meile ette antud. Ja küsimus on meie kui konservatiivide jaoks, kuidas jõuda siis selle riigi taastamiseni, selle olukorra taastamiseni, mis vähemasti põhiseaduse kehtima hakkamisel eksisteeris. Sest vahepeal on Eesti praegune süsteem sellest väga päris kaugele triivinud, ütleme niimoodi. Ja kahjuks on see meie kõigi panus olnud selles mõttes, et niipea kui me tõepoolest ei käsitle enam ennast iseseisvate inimestena, iseseisva rahvana, vaid
mõtleme kategooriates, et kes on hea mõisnik, kelle tahet täita, keda siis omale eeskujuks otsida, ja kes on see paha mõisnik, kelle juurde me mitte mingil tingimusel ei taha minna. Senikaua, kuni me mõtleme nendes kategooriates, et me ei olegi vabad inimesed, vaid küsimus on ainult selles, et millise mõisniku all me nagu tahame olla või kes on siis nagu meie lemmikmõisnik. Et siis tõepoolest tekib küsimus, et milleks siis mängida iseseisvust, milleks mängida riiki, kui tegelikult me oleme lihtsalt mingisugune mõisavald, kui siin ajaloolisi termineid kasutada. Nii et jah, minu sooviks on küll see, et me loobuksime sellisest infantiilsusest või püüaksime hoiduda sellisest infantiilsusest, et me hakkame nüüd rahvusvahelistes suhetes, välispoliitikas otsima nii-öelda neid õigeid isandaid ja õigeid peremehi ja siis jäägitult pühenduma nende eesmärkidele, mis on ju tegelikult hoopis kellegi teise eesmärgid, kellegi teise huvid. Et see, mida Donald Trump teeb ja jätkuvalt ma pean kasulikuks tema presidendiks olemist vähemasti senises ulatuses, nagu ta on olnud siiamaani, ta on ikkagi midagi meie jaoks paremaks muutnud taustsüsteemi mõttes vähemasti selle ideoloogilises plaanis, et ei ole seda ütleme, homo- ja transideoloogiat nüüd enam, see ei lähtu enam niivõrd Ameerika Ühendriikides, võib-olla hingitseb Euroopas veel mõnda aega, aga see taustsüsteem hakkab muutuma. Aga see ei tähenda, et me nüüd peaksime kuidagi samastama enda huvid Ameerika Ühendriikide huvidega, nagu nad realiseerivad seda praegu oma lääne poolkeral ja ütleme, et siis me oleme kõigi nende asjadega kaasas. Täpselt samamoodi see kehtib Euroopa Liidu kohta, et me ei pea ju samastama Euroopa juhtivate rahvaste või juhtivate riikide või mingisuguse juhtiva kliki huvid enda huvid, ja ütleme, et see on meile ääretult kasulik, et me nüüd oleme äkki heas kirjas seal Ursula von der Leyeni silmis või kellegi teise silmis, eks ole. Vaid, et me lähtume igas olukorras enda riiklikest ja rahvuslikest huvidest ja püüame neid teostada, neid järgida. Nii et mina võtaksin võib-olla tänased mõtted sellega kokku ja vähemasti siiamaani on mul prillid ka terveks jäänud selles saates. Ma tahtsingi mainida et prillid terved, nina peas, kõik tundub, et hästi, et minul ei ole ka mingisuguseid füüsilisi puudusi märgata praegu tähendab. Katoliiklane Järvi ja protestant Vihuri said siiamaani hakkama saanud ja loodame, et saame tulevikus ka. Et meil on siin veel palju teha ja mitmeid saateid ja asju teha. Et suur tänu, Veiko, sulle siia saatesse tulemast ja aitäh diskuteerimast. Ja, aitäh kutsumast.